Triipkood, järgi joont. Eelmises videos saime teada, mida teeb Edisoni triipkoodi programm järgi taskulampi. Selles osas kasutame valmisprogrammi, kus Edison oskab oma kõhu all oleva joonejärgijaga sõita mööda musta joont. Valmisprogrammi sisselaadimiseks läheb meil vaja töölehte number 5. Edison saab joonejärgimisanduri abil aru, kas pind, millel ta asub, on hele või tume. Kõige paremini saab Edison aru mustast ja valgest. Arusaamine toimub nii, et andur mõõdab lambist tuleva valguse peegeldust. Hele pind peegeldab rohkem ja tume pind peegeldab vähem. Edisoni joonejärgimisandur asub siin. Katsetame valmis programmi, mille saame sisse laadida, sõites üle töölehel 5 asuva triipkoodi. Töölehe saad välja printida sellesama video juurest. Mida see programm teeb? Aseta robot enne käivitamist musta joone kõrvale, et joone järgimise andur jääks valgele alale, mis asub joonest vasakul. Peale käivitamist hakkab robot pöörama, kuni leiab musta joone ning siis hakkab vänderdades edasi sõitma. Robot vänderdab sellepärast, et programm ütleb robotile, kui sa näed valget pinda, sõida edasi ainult vasaku mootoriga ja kui musta pinda, siis sõida edasi ainult parema mootoriga. Programmi lõpetamiseks tuleb vajutada Edisoni 4-nurksele nupule. Enne programmi robotisse laadimist võta endale töölehe see lehekülg, kuhu on joonistatud ringrada, või joonista ise musta markeriga vähemalt 1 sentimeetri laiune suletud joon, mida Edison saaks järgida. Veendume, et robot on sisse lülitatud. Veendume, et Edisoni punased leedid vilguvad. Asetame roboti triipkoodi ette. Vajutame järjest 3 korda ümmargusele nupule. Käivitame programmi, vajutades 3-nurksele nupule. Vaatame, kas Edison saab joone järgimisega hakkama. Katkestamiseks vajutame 4-nurksele nupule. Programmi tööpõhimõte on nüüd selge ja õige aeg välja mõelda mäng, kus seda programmi kasutada saaks. Mängu nimi on joone järgimisvõistlus. Joonistame paberile kurvidega ja vähemalt 1 silmusega joone. Vaatame, kas Edison saab selle järgimisega hakkama. Kui sul on kodus mõnda teist robotit, laadi sinna vastav joone järgimisprogramm ning saad võrrelda, kumb robot paremini hakkama saab. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Prindi välja tööleht 5 ja laadi Edisoni sisse triipkoodi all olev valmisprogramm järgi joont. Pane Edison töölehel olevale või ise joonistatud joonele sõitma. Joonista Edisonile keerukam rada nagu päris robotivõistlustel ja vaata, kas Edison saab sellisel rajal sõitmisega hakkama. Kas Edison suutis sinu raja läbi lahendada?